Tere kõigile, see siin on Pärnu, see siin on Tempel, see siin on valimiskool ja meie saate formaat näeb siis ette seda, et meil on külas 2 erakonna või valimisliidu külastajat, kellele siis auväärne Urmas Lass, kes veab Pärnaks valib volikogu Facebooki gruppi ja on kirglik poliitikavaatleja, aitab siis küsida küsimusi, mina Heiko Leesment aitan küsida küsimusi ja siis et ei oleks asi nii lihtne, et siin taadid torgutavad, on meil ka olemas valija ja valijal on lisaks kõigele muule, et tal on kriitiline mõtlemine, kõrvad ja silmad ja on tal ka trumm, millega on võimalik teha sellist heli, mis ilmselgelt katkestab igasuguse poliitilise joga, mis siis võib juhtuda ikka, et kui selline intensiivsem eneseimetluslik väljendusvoor on käinud, mis on ju poliitikute puhul tavaline, et ühesõnaga meil on valija. Ja keda siis siin auväärsed saavad veenda ja kes on lakmuspaberiks, teist paberiks. Ja täna on selline saade, me peame sellega tõe huvides ära ütlema, et me ei salvesta seda esimest korda. Sest et eelmise salvestuse elektrikotermann sõi krõbistades hommikusöögiks ära ja me küsisime, et mis siis saab. Ja kuna härrased ütlesid, et nad palusid viisakalt, et kas saab uuesti teha, siis meie olime ka nõus seda lahkist tegema, sellepärast et meie eesmärk on ikkagi kõikidega anda võimalus. Nii et nii me alustame. Urmas, sinu see teadaanne ka enda isiku kohta, palun. Jaa, ma pean ütlema seda, et tunnista üles oma patud. Jaa, et ma ei ole ühegi erakonna liige, aga ma kandideerin volikokku. Aga Urmas lubab olla neutraalne. Mina ja valija Heidi Tammeleht, me oleme neutraalsed selles küsimuses, ma saan aru endiselt. Sa oled õigesti aru saanud, oleme neutraalsed. Väga hea. Ja nagu formaat ette näeb, siis nüüd on see, et härrased, kes te olete ja kust te tulete? Ma teen otsa lahti. Tere saatevaataja, head saatekülalised. Mina olen Andres Tölp, olen ettevõtja, kultuurikorraldaja ja siis kultuuriklubi Tempel juht ja üldjuhul ajangi sükast kultuuri ja muusika asja siin Pärnus. Ja mina olen Kari Maripuu, mina olen samamoodi ettevõtja infotehnoloogia valdkonnast ja mina olen parempoolset erakonna linnapea kandidaat. Meie saate selline algus, mida me kõigile erakondadele ja valimisliitude võimaldame, on suurepäraselt 2 minutit totaalselt eneseimetlust rääkida, kuivõrd tublid, ägedad ja miks peaks just teid valima. Nii et hea kolleeg Urmas on juba võtnud taimeri välja, me alustame Stopperi, see taimer on teine funktsioon nutitelefonis. Ühesõnaga, mina ütlen tähelepanu valmis olleks ja siis nii et tähelepanu valmis olla, enesekiitust alusta. Aitäh! Parempoolsed on erakond mõtlevale, aktiivsele ja ettevõtlikule inimesele, kes mõistab hästi seda, et meil kõigil läheb Pärnus paremini siis, kui meie jõukus kasvab. Seega, meie ülesanne Pärnus valituks saades on teha kõik endast võimalik selleks, et Pärnusse tekiksid uued investeeringud, mis loovad meile Pärnusse kõrgepalgalisi töökohti ja tõmbavad läbi selle Pärnu elu aastaringselt käima. 28 sekundit. Poisid 2 peale ikka saaks nüüd 1,5 minutit veel rääkida. Ma ei tea, ma arvan, et hea jutt ei ole pikk jutt. No nii, Andrese jutt siis või? Mina lisan veel omalt poolt, et valides parempoolsed valitudega tegelikult kultuurimaastikul edasi viiva jõu, et noored inimesed, kes Pärnus kultuuri korraldavad ja on teiste maailma nii-öelda kultuurieludega kursis, aitavad seda suuremat pilti mõista, valitega siis tegelikult mõnusa kultuuri, võib-olla isegi pealinna. Nii, 52 sekundit on praegu reservis. Kas lootate selle aja intervjuuks või on jah? Laseme intervjuuga edasi. Küsime küsimusi ja lähme vestlusega edasi. Ja see on nüüd koht, kus valija saab siis kommenteerida, et oli selline tund ja minut ja 8 sekundit kestev kontsentraat. Et kuidas see siin veinis? Ma ohkan jah, kõigepealt sügavalt. Korjasin oppisin üles, sain mõttest aru. Mõtlevale aktiivsele inimesele on ennekõike suunatud. Ja siis oli veel lisand juurde, et kultuurimaastikul on just noored see edasiviiv jõud.
aga ma ikkagi kohe küsin, et mis on saatus nendel vanadel kultuurikorraldajatel või vanematel inimestel ja võib-olla nendel inimestel, mis seostel peaks tekkima, kes võib-olla ei ole nii mõtlevad või ühiskonnas aktiivsed tegelased, et kas teil nende jaoks on ka mingi sidusus, mingi plaan välja mõeldud? Kas me saame sellele kohe järgi vastata? Ja muidugi, on teie kommentaarid siis, valijale. Väga hea. Et kui me tegime oma elevator pitchi, mis oli täpselt 30 sekundit, nii nagu ettevõtlusmaastikul kombeks, et pikka juttu ei taheta kuulata, siis tegelikult selle välja öeldud mõtte sisu ei liigitanud meid kuidagi, ma ei tea, kas nooremate inimestele või tööealistele inimestele, vaid me räägime mõtlevatele inimestele, kes on ühiskonnas aktiivsed. Ja neid inimesi me leiame tegelikult igas vanuserühmas, alustades koolist, varasest noorusest peale, kuni juba tegelikult väärikasse vanuseni välja. See tähendab seda, et kui me vaatame ka meie programmi ja sealt tuleb sugemed hõbemajandusele, siis tegelikult on programmis olemas terve sektsioon kas sellele valijaskonnale, kes on väärikas eas ja kes tegelikult ei tunne ennast üldse mitte vanana ja kes tahaksid ühiskondas kaasa lüüa. Nii et tegelikult on programmis olemas terve grupp tegevusi sellele meie pärnakate olulisele valimisrühmale samamoodi. Ma võib-olla lisaksin siia selle, et kui lugupeetud valija küsis, et mis siis saab nendest kogenud kultuurikorraldajatest, et ma selgelt tahan öelda, et selle minu väite taga, et noored ajavad asju, on tõsiasi, et täna Pärnus nii-öelda kultuurikorralduslikus ringkonnas on selge puudus noortest inimestest nende kogemustega kultuurikorraldajate kõrval. Et lihtne näide on see, et kui me aasta lõpus kutsutakse kultuurikorraldajad kokku mingile galale või sellisele, siis paratamatult olen juba aastaid mina kõige noorem seal ja ma tunnen selgelt puudust sellest, et Pärnus võiks ka teised kultuurikorraldajad kanda kinnitada, siin luua oma ettevõtted ja panustada Pärnu kultuuriellu. Mul on üks täpsustav küsimus, et kui me räägime noortest, siis keda teie noorte all silmas peate, mis vanuseklass või vahemik see on? Kas me räägime nüüd kultuurikorraldajatest või üldiselt laiemalt noortest? No kui teie parempoolsed räägite noortest, mida te silmas peate? On see kuni 26, kuni 21? Ei, mina ei määrataks seda nii väga vanusega, aga kui on vaja number sinna taha panna, siis ma näen, et see on vaata, et 10 aastatki rohkem kui see, mida meil peetakse täna Eestis noore piiriks, ehk siis 26-seks, sellepärast et mina olen peagi saamas 40 ja ma endiselt olen veel noortega kontaktis. Et ma leian, et noored korraldajad kui ka ettevõtjad väärivad rohkem tähelepanu siin Pärnus. Kuulge, hästi, me läheme nüüd nagu sinna ühte niši nagu ära, aga parempoolsed nagu meil on siin täna istunud igasuguseid parempoolseid, plaan B parempoolsed, Isamaa parempoolsed, Reformierakonna parempoolsed, enne seda veel EKRE parempoolsed. Mis parempoolsed teie olete? Ja mis see parempool siis on? Jah, me oleme see ettevõtlik parempool. Siis me... Reformierakond ju? Ei ole. Kuidas see Reformierakond täna parempoolne on? Ma lihtsalt küsin, et nagu lihtsalt ka jah, et Reformierakond tõesti kunagi oli. Et selles mõttes aastakümneid tagasi. Et me tegelikult täna väga selgelt meie parempoolsus seisneb selles, et me usume sellesse, et inimene peab ennekõike mõtlema selle peale, kuidas ta ise oma elus hakkama saab, kuidas ta oma elus loob endale seda aktiivset tulevikku, et ta ei küsi, ei oota linnalt või riigilt seda paremat elu, vaid et ta midagi teeb ise selle nimel. Ja selles see parempoolsus just nagu seisneb, et me vaatame sinna, et inimene iseseisvalt annab oma võimaluste piires oma ühiskonda maksimumi selleks, et ka iseendal oleks natuke elu parem. Kes need teie nii-öelda võimalikud partnerid üldse, kui te nüüd valimistel õnnestute, saaksid nagu olema või keda te ise näete, et milliste valimisjõududega teie vaated täna siin väikses Pärnus kästi klapivad? Jaa.
no olles nüüd tutvunud siis erinevate erakondade valimisprogrammidega, siis ma võin täiesti käsi südamele pannes öelda, et eranditult igas programmis leidub vähemalt 1-2 mõtet, mille kohta võiks öelda, et pole üldse paha. Ja sealt leidub ka terve hulk selliseid mõtteid, mille kohta võiks öelda, et nagu üldse mitte meie omaga ei klapi. Plaan B pole oma mõtteid isegi avalikustanud. No vaata, siis me ei saagi selle kohta nagu otseselt kommenteerida, eks ole, et me saame ainult kuulujuttude põhjal. Nagu selle mõttes võimalus omavaks. Ma arvan seda, et kohaliku omavalitsuse puhul on oluline aru saada seda, et valitakse sinna inimesed. Inimesed on väga erinevad ja ise erakondades sees ka on inimesed väga erinevad, et nad ei pruugi, kuigi nad on ühe lipu all väljas, siis nad tegelikult võivad kohati olla hoopis erinevalt meelestatud ja seisavad natuke erinevate asjade eest ja mõistavad maailma asju erinevalt. Nii et nüüd seda punti, kes lõpuks valitud saab, selle pundiga peab siis tegelikult vaatama, mis inimesed seal on, mille eest need inimesed ise konkreetselt seisavad ja kas nad on valmis tulema välja oma sellisest parteiprogrammilisest mantrast ja olema valmis tegelikult tegema mingid kokkuleppeid selleks, et Pärnus oleks võimalik teha midagi paremaks. Sa oled lugenud teiste programme, et 1-2 punkti sobivad. Küsime sellist, kuidas teie valimisprogramm valmis? No meil terve siin suve esimese poole tegid meie erakonna üks selline punt inimesi, tegid siis tänaval küsitlusi, rääkisid erinevate sihtrühmadega, me käisime vanemate inimestega rääkimas, nooremate inimestega koolis rääkimas ja küsisime, et mis on siis see, mille poolest peaks Pärnu paremaks saama. Ja seal oli väga erinevaid ettepanekuid ja seal on selliseid ettepanekuid ka, mis võib-olla ei ole kõige parempoolsemad, selles mõttes, et seal on see, et peaks olema rohkem toetusi, andma rohkem, ma ei tea, sotsiaalseid hüvesid ja mida iganes. Neid osasid me tegelikult oma programmi sisse ei pannud. Me panime neid osasid sisse, kus me nägime, et selle parempoolse üldpõhimõttele sobituvad ja seda ise igaüks on oma õnnesepp põhimõttele vastavaid ettevõtlikke seisukohti saaks sinna rohkem. Kas toetused kõigile või vajaduspõhiselt? Kus see teie maailmas on? Meie puhul on niimoodi, et kui toetus aitab mingit asja ehitada, selles mõttes, et ma ei tea, võtame kas või kultuurivaldkonnas võib Andres pärast üle võtta, aga kui me vaatame seda, et kui meil on vaja mingisugust teemat, võtame startupi maailmas samamoodi, suured ideed, mis on vaja ellu viia, kõigepealt antakse sinna sisse investori raha. Selleks, et see idee saaks kasvada teatud tasemel, et ta suudaks siis ellu jääda. Ja täpselt samamoodi me võime võtta kohaliku valitsuse tasandil ka, et kui meil on vaja näiteks haridust panustada või kusagile siis sellisesse sotsiaalsesse ettevõtlusesse mingit raha sisse tuua, selleks, et ta saaks jalad alla, võt sinna maale peab toetama. Aga sealt edasi lõputult toetada midagi, mis on suremisele määratud, ei ole väga parempoolne. No lihtsalt mõtlen, et siin me oleme täna siin on huviharidusest näiteks ja seda tasuta huviharidus on mingi üks teema olnud. Et kas peaks kõigil olema üks huviharidus tasuta? Kuidas teie seda näete? Huviharidust liigitatakse, sinna liigitub ka nagu sport, eks ole. Ja, no et lihtsalt, et üks huviharidus oleks kõigile tasuta vahepool, kui suur perekonna rahakott on. Ta oleks tore jah, kui see oleks võimalik, aga võib-olla on võimalik seda kuidagi targemini lahendada. Et ei ole lihtsalt niimoodi, et me valime mingisuguse asja välja ja huviharidused on väga erineva hinnaga. On mingi asi, mis maksab sul kuus 500 eurot ja mingi asi, mis maksab sul 30 eurot. Et kus me need valikuid siis teeme. Et me ei saa niimoodi öelda, et vali üks välja ja me maksame selle kinni. See ei oleks ju päris õige. Ma võib-olla siit selle kultuuri osa pealt veel lisaksin juurde, et mis toimub praegu, vähemalt mulle on jäänud selline mulje, et kui me räägime linnapoolsetest toetustest kultuurivaldkonda, siis paratamatult seda valdkonnas seda raha on väga vähe. Ja sisuliselt on selline näpuotsaga kõigile, natukene andmine, mis on sisuliselt nagu vaesuse jagamine tegelikult. Et nüüd võib-olla siin üks hea näide sellest tavapärasest protsessist on nüüd Öövalgel-festival, mis sai suurema toetuse. Ja see on minu meelest väga tervitatav, et kui meil on üks kindel pott raha, aga me toome sealt välja aeg-ajalt põhjendatult mõne sündmuse, mis on meie linnale olulisem ja toob võib-olla siis meie majandusvööndisse ka rohkem raha sisse tagasi. Et mina leian, et sa mõtled seda, et me müüme seda sama festivali programmi teistele linnadele maha, on see raha, mida sa tood siia Pärnusse sisse? Ei, pigem ma näen, et võimestada just teistes linnades näevad inimesed täpselt sama programmi. Ei. Ta mõtleb seda, et öövalgel, aga öövalgel need lavastused on võimalik täpselt samal kujul näha ära teistes linnades. Et ma mõtlen seda, et kui sa teed nagu Pärnus nagu teed festivali, kas see peaks olema selline festival, mis on ainult Pärnus nagu Beach Grind, et sa ei tee seda nagu, et Beach Grind ei müü ennast pärast Tallinnale ja Tartule ka.
selles suhtes, kui see on lihtsalt hea marketing öövalgel, et on võimalik seda tuua nagu teistes linnades ka välja seda etendust. Aga printsiip kui selline, kui me räägime sellest, et kui on konkreetselt ühe festivali, olgu see siis Beach Grind, olgu see siis öövalgel või mingi 3. või 4., et me toetame selgelt ühte mingil perioodil suurema dotatsiooniga, et see sama asi saaks veel suuremalt levida, laieneda, saab jalad alla nii-öelda, et sealt on võimalik selles sektoris. Aga, Andres, ma küsin nii, et aga kui ei saa jalgu alla? Et meil on ju terve rida igasuguseid ettevõtmisi on ja spaadest alates, me saan aru, mille puhul me küsime, et kus nende jalad on ja kui jalad on all on ju. Siis tuleb tegelikult üle vaadata see ja sellepärast on ka näiteks kultuurivaldkonnas on meil 5-aastased raamprojektid, mis peaks ennast 5 aasta jooksul nagu tõestama. Hästi, kuulge, me oleme mitmest asjast juba rääkinud, aga mis on need peamised 3 asja siis, mida Pärnakas teie seal tänava küsitluses välja tuli ja kõige tummisemad probleemid, mida siis peab lahendama, mida ta lahendama hakkata mehed? No tänava küsitluses tuli selgelt välja see, et kõige suurem Pärnu probleem on äärekivide probleem. Parkimine? Ei, täitsa reaalselt äärekivide probleem, kusagil on vaja mingi äärekivi panna. Väga huvitav, mis on äärekivid, aga meil täna lihtsalt ühed mehed rääkisid, et äärekivid pandi asfaldi sisse, see räägis neid. Ja just, et ma lihtsalt tahtsin nagu natukene võib-olla öelda seda, et osa probleeme ja mingil hetkel nagu domineeriv hulk probleeme on nagu siis nii kitsalt nagu kommunaalmajanduslikud, et me tegelikult ei saa sealt nagu sellist nagu suuremat pilti kätte. Linna funktsioon ongi seda kommunaalmajanduslikku heaolu nagu selle mõttes siin hoida. Tõsi on, aga linnal peab olema selle jaoks raha, et see neid asju ära teha. On nagu väga väike kulu ikkagi. Tegelikult ei ole, sellepärast, et mina näiteks enda maja ette linnamaale maksin oma enda äärekivid kinni, sellepärast, et linn ütles, et sinu äärekivid 30 aastat on seal veel piisavalt head küll ja me neid välja ei vaheta. Ma ütlesin, et minu jaoks ei ole, mina tahan vahetada, maksin 700 €. Aga ma ei tahtnud mitte sellest rääkida. Ma tahtsin rääkida pigem sellest, et me peame viima natuke seda nagu Pärnu nägema seda äärekivide taga, seda nagu tegelikku probleemi. Ja tegelik probleem... seda me tahame, mis on tegelik probleem on see, et Pärnu keskmine palk on 1619 €. Nii, ja kuidas sina linnapeana siis siin rohkem palka maksad? Meil oli siin juttu täna muide alamotiveeritud linnavalitsuse töötutest. Kas siis linnavalitsuse palkasid tuleks tõsta? Me peame absoluutselt vältima seda, et me riiklikku majandust ja ka linnamajandust ja meie keskmist palka suurendame avaliku sektori palkade näol, et see peaks olema täiesti nagu teisejärguline. Aga Eesti keskmist palka hoiabki all see, et õpetajate palgad on nii nirusad ja see tähendab seda väga selgelt, et avalik sektor, linn ju maksab palka neile. Jah, väga tore, aga selleks, et linn saaks neile palka maksta, meile kõigile nendele inimestele, kes on linnateenistujad, selleks peab linnal kõigepealt raha olema. Ja me peame tooma siia kõigepealt erasektorist juurde neid kõrgepalgalisi töökohti, mis loovad üksikisiku tulumaksu näol linnale tulu. No siin me tahaksime kohe teada, et milliseid töökohti parempoolsed siis hakkavad Pärnusse tooma? Kuhu saab avaldusi esitama hakata? Täpselt niimoodi, nagu ma ütlesin, kõrgepalgalisi töökohti. Kõrgepalgalised töökohad on meil väga selgetes sektorites, üks on näiteks tehnoloogiasektor. Aga meil on olemas Pärnus... Meil oli siin GameCAN, jah. Ja GameCAN oli väga hea näide kuni selle hetkeni, kuni neil juhtus see, mis neil juhtus. Et Pärnust sai arenda sellisel tasemel ettevõtte nii-öelda globaalmaailmas ja neil lihtsalt jätkunud piisavalt investeerimiskapitali, et järgmise raundi kinni maksta. Kas linn oleks pidanud siis olema siin üks finantspartner selles mängus? Ei, linna oleks saanud nende arengusse panustada läbi selle, et neil oli ainult 8 inimest oli Pärnus tööl, kogu ülejäänud maailm oli see, kes neil seda tööd aitas ära teha. 8 inimest, meil peaks olema, enamik peaks olema selles tiimis, peaks suutma Pärnus ära mehitada. Linn saab tagada seda, et luua seda hariduslikku nii-öelda tugisüsteemi, et päriselt GameCAN-i sugused nii-öelda maailmasuured ettevõtted, mis müüvad oma teenuseid, saaks tegelikult ka oma nii-öelda inimesi Pärnust palgata, mis tähendab seda, et meil peaks olema Pärnus mitte kõrgharidustasandil, vaid täiesti reaalselt kutseharidustasandil neid nii-öelda reaalmajandusse vajalikke töökohti ja kompetentse, mis puudutab näiteks infotehnoloogiat, ma ei tea, mängutehnoloogiaid, disaineriharidus, mis iganes. Neid asju saab linn kujundada läbi selle, et linnale kuulub kui koolipidaja, kui kutsehariduse arendaja on võimalik seal teha muudatusi selleks, et töökohad oleksid olemas. Nii, et kui parempoolsed saavad võimule, siis kutsehariduskeskuse see õppeprogramm läheb väiksele reformikesele, ütleme. Me tuleme neil appi, jah. Me tuleme appi seda, et see, keda nad välja annavad igal aastal oma lõpetajate näol, oleks see, mis tegelikult on turuvajadusele vastav, jah. Aga see probleem ei ole mitte selles, et ei ole võtta õpetajaid.
kindlasti on. Haridussektor ju ägab selle all. Kindlasti on. Ja olles ise selles sektoris sees olnud õpetajana, nii-öelda praktikuna mind on kutsutud, et tule räägi noortele seda, kuidas päriselt asjad nagu maailmas käivad, siis ma olengi nagu panustanud sinna ettevõtjana lootuses, et mul tuleb sealt välja ka tegelikult tulevasi praktilisi võimalikke tulevasi kolleege. Ja siis ma tulen ja panustan sinna. Hästi, paksime ära ühe teema, haridusvärk. Nii, mis teine asi on, mis vajab? Ma täpsustan, see esimene teema oli äärekivid. Ei, no selle taga oli haridus. Ma võib-olla lisaksin see, et siia... Teise teema? Jaa, et kui küsimus oli ju tegelikult see, et... Mida pärnaks vajab? Jah. Mina olen enda valdkonnas küsinud inimeste käest, mis on, see on siis nii-öelda ööelu kui ka siis kultuurivaldkond, milles on neil täna puudus. Ja ühe asjana ma tooksin kindlasti välja, et ööelu piirangud. Et täna on selgelt see teema ettevõtlus piirav, kui suvel ei ole võimalik öölokaalidel, kes tegelikult on osa meie nii-öelda majandusosa, ei ole võimalik oma ettevõtlusega tegeleda. Ja mina leian, et need piirangud piiravad äritegevust. See ei ole inimeste süü, ettevõtja süü, et tema nii-öelda tööaeg algab õhtul kell 9. See on sama, mis tädi Maiu alustab hommikul kell 8 ja lõpetab kell 5, siis täpselt samamoodi nagu on ööelud inimesed, kes pakuvad siis meelelahutust või kultuuri õhtuses vööndis, on täna piiratud ja ei saa peale suvel näiteks nädala sees peale kella 2 enam paari pidada. Hästi, ühesõnaga ma saan, et õllemüüjatel, kui teie saate võimule, läheb paremaks elu. Läheb paremaks. Väga hea. Kari. No ma tuleksin tegelikult kõige esimese asja juurde tagasi ja see ei ole äärekivid, vaid see on see, et Pärnakal on vaja tegelikult kõrgepalgalist töökohta. Ma hakkasin rääkima sellest, et keskmisest palgast, ma tulen sinna juurde tagasi, Tartus on see keskmine palk 500 eurot rohkem. No kuidas sa linnapeana seda tõstad? Väga lihtsalt. Ma linnapeagana olen Pärnu linna esimüügimees nendel kõnelustel, mis toovad välisinvesteeringud Eestisse ja Pärnusse. Nimbi, et sa tahame siia midagi teha, siis tuleb kohe ikkagi tärkab keegi, kes ütleb, et never ever, Ja sellega tulebki võidelda, sellega tuleb nagu tekitada seda arusaama, et see on ainuke võimalus, kuidas me saame siit edasi liikuda sellest punktist, kus Pärnu täna jõudnud on. Selleks, et õllemüüjad saaksid kellegile müüa, et see ei oleks ainult suvekülaline, vaid et oleks võimalik aastaringselt nagu hoida oma asju käigus, peab ju Pärnakas olema see tarbija. Mulle väga meeldib Kari mõte see, et ta on see müügimees ja see on ka üks põhjus, miks mina parempoolsetega liitusin, sest et võib-olla ta siis müüs selle võib-olla nii hästi mulle maha, aga ma usun sellesse. Ja sama on tegelikult kultuurivaldkonnas, et kui me tahame siia tuua suuri festivale, me tahame siia tuua rahvusvahelisi artiste, siis peab olema ka meil linnavalitsuses nii-öelda tsumft inimesi, kes müüvad Pärnut ka kui kultuuriturismi. Et mina seisan jällegi selle eest, sest et meil Haapsalu on meil juba müts maha nende eest, nende linnapea on põhimõtteliselt linna... Kutsub oma lemmikbändi iga aasta esinema sinna, mis Deep Purple on seal iga aasta. Seal toimud ka ainult need asjad, mis talle meeldivad. Kas me tegelikult tahaksime, et Romeko Senkraanius hakkaks ka meil DJ-ks või? Ei, kus ta on olnud? Asi pole selles, kes tema on DJ, asi on selles, kuidas ta selles valdkonnas, kuidas ta investeerib enda aega ja ressurssi. Aga mina olen rääkinud ka Haapsalu teiste kultuurikorraldajatega, kes ei ole õnnelikud, et linnapea tegelikult ise nagu festivale korraldab ja teised ei mahu. Mina tahan tegelikult Kari käest küsida seda, et me oleme ka tänase päeva saadetes rääkinud sellest, et meil on selline seisukoht, et ainult mitte minu tagahoovi. See ei puuduta nüüd mitte ainult, ütleme, tööstust, vaid mingil määral ka kultuurisündmusi. Kuidas sellise olukorraga sina kui võimalik linnapea võitled? Mul oli hea võimalus siin ühe valimisürituse raames kohtuda Tõstamaal ühe kohaliku inimesega, kellega me sattusime rääkima sellest, et kas kaitsetööstusklaster peaks tulema siis nii-öelda Pärnumaale või mitte. Tema sattus olema see inimene, kelle maadelt see üle käib ja tema on see Nursipalu ohver jutumärkides Pärnu mõistes, kes siis nagu peaks oma maast ilma jääma. Ja minu seisukoht on see, et need inimesed, kes peavad andma selle ohvri selleks, et näiteks kaitsetööstusettevõtted saaksid arendada, mis on minu hinnangul Pärnule see
tohutult äge võimalus, millest peaks kinni haarama, siis need inimesed, kes selle tõttu kannatavad, peaksid saama mitte lihtsalt nii-öelda turu keskmise hinnaga, et nende maad ära ostetakse, vaid see peaks olema 4, 5, 6, võib-olla 10-kordne hind, et need inimesed, kes on sunnitud selle tegema, saaksid kompenseeritud, et saavad oma elu kuskil majal üles ehitada. Ja tegelikult me peame suutma läbi suruda selle, et me peame need suured hüvengud ikkagi ära tegema ja ka kellegi tagahoovi see tõepoolest satub. Lööme siis korra siin ka sotsi selgeks. Ühesõnaga, teie poolt on siis kogu see kaitsetööstuspark jah, ja need hävitajad lennuväljale ka jah, ja nagu ühesõnaga selle poolt te kõige poolt olete? Jaa, sellepärast, et kui me nüüd hakkasime rääkima seda, et kus kohast need suured töökohad siis tekivad ja sa küsisid, et no kus nad siis ikka nüüd tekivad, on ju, siis tegelikult on igale piirkonnale tekib igas ajastus mingisugune momentum, millest peab kinni haarama. Ja praegune see momentum, tahame me seda või mitte, on sõjamomentum. Ja sõjamomentum tähendab seda, et sõjatööstuses ei ole ainult nii-öelda mingi lõhkeainetööstus või padrunitööstus, vaid me ju näeme seda, mis Ukrainas toimub, et, no, et seal kõige efektiivsem relvastus on just see nii-öelda kõrgtehnoloogiline. Miks me siis ei võiks siia nüüd trummi kõvasti juurde hagu anda, et see tööstus päriselt Pärnusse tekib ja mitte ainult need 5 ettevõtet, kes siia rajavad oma nii-öelda tööstused, vaid tegelikult see tõmbab kogu selle nii-öelda allhangete jada käima, et Pärnu ettevõtted, kes ka siin kohapeal on, saaksid tegelikult selle sõjatööstusest osa läbi mingite nagu alltoodangute teha nende poolprodukte või mis iganes või panna midagi kokku või nii edasi. Oluline on see, et siia tekib neid töökohti, neid inimesi tekib siia juurde tänu sellele ja just läbi nende töökohtade ja kõrge palgalisuse, mis selles valdkonnas ilmselgelt on, tõuseb ka meie keskmine palk, mida sa küsisid. Me nüüd oleme niimoodi, et me oleme 2 teemat ära karistanud, tahaks kolmandat kätt, et on õllemüük, eks ole, ja kõrged palgalised töökohad. Mis see kolmas? Haridus. Kuulge, aga 2 asja, mida siis praegu istuv valitsus on hästi teinud. Ma vahepeal annaks sõna valijale. Läbiv mõte parempoolsete puhul, mida mina olen siis loodetavasti õigesti aru saanud, on see inimene, kes annab oma panuse paremasse elukeskkonda. Et see on nagu see kese, see ettevõtlik ja hakkama saav aktiivne inimene. Jah, see on nagu üks tahk sellest, jah. Ja põgusalt tegelikult siin härra linnapea kandidaadi käest küll küsiti, aga otsest vastust ma ei saanud sellele, et toetused, et tegelikult see on ideaalinimene, see, kes ei vaja toetust, vaid kes ise väga aktiivselt panustuveks, aga tegelikult meil on ikkagi ridamisi toetusi linnas. Kas on mõni asi ikkagi konkreetselt, mis parempoolsed näevad, et sellist toetust sellisel kujul ei ole vaja ja võib-olla näete, et oleks vaja hoopis midagi muud, et jätame siin kõrvale praegu selle, kuhu suunda enne jutt tüüris, mis oli siis need investeeringud ja startupid ja see, et räägime nagu hästi realistlikult ja hästi inimeselähedaselt, et kas on mõni toetus, mis on praegu nagu, millega on midagi valesti ja te näete, et peaks olema teistsugune toetus inimestele, abivajajatele. Me ei tahaks täna võtta seda rolli, et öelda välja, et mingisuguses selle toetusele peaks nagu punkti peale panema ja ütlema, et kui parempoolsed võimule saavad, et see toetus võetakse ära. Et seda me kindlasti öelda ei taha. Me lihtsalt peaks vaatama seda, et me ei läheks toetustega juurde andma ja ei tekitama nii-öelda õpitud abitust. Et kui, nagu ka küsimus oli, et kui toetus on suunatud nii-öelda abivajadusele, kus inimene vajab seda selleks, et päriselt endaga hakkama saada, et tal ei ole nagu objektiivsetel tingimustel võimalik nii-öelda panustada kuidagi teistmoodi või hakkama saada, siis loomulikult tuleb seda toetust talle jagada. Aga me näeme ka seda, et tegelikult on päris palju neid inimesi, kes käivad linnavalitsusest taotlemas abivajadust eluga hakkama saamiseks, omades samas kõiki võimalusi olla endiselt tööjõuturul aktiivne ja panustades, ja nad lihtsalt ei tee seda sellepärast, et toetust elada on mugavam. Väga põnev kategooria, päris palju. Kui palju siis täpsemalt? No, rääkides... Andmed on, nagu ma saan aru, ikkagi olemas selles küsimuses, et palju siis seda mitte abivajaduslikku tegelaskond on siis. Et kuna me sotsiaalvaldkonnas ise olen ettevõtja, infosüsteeme selles valdkonnas loon ja palju räägin siis erinevate linnades, ei ole ainult Pärnu mure, see on kõigi linnade mure. Räägin nende sotsiaalosakonna töötajatega, siis selline sisemine žargoon on see, et no nii, tulevad siin meil järjekorras küsima seda raha ja samal ajal on see, et siin-seal löövad rulli, teevad seda, teist ja kolmandat ja neljandat ja korjavad nii-öelda kõik hüved ära, mis linnal neile pakkuda on.
see on, ma tean, väga praegu subjektiivne, mul ei ole täna öelda sulle numbreid, aga see on see, mida nii-öelda... Seda välja juurida, sest seda ei ole lõpuni võimalik välja juurida, selleks peaks sotsiaalametnik, ma ei tea, elama koos selle inimesega, et lõpuni ta abivajadus tegelikult ja siis nii-öelda objektiivselt tõestada. Selleks on olemas tegelikult täitsa eraldi programmid, kus inimesed päris mitte koos elama, aga vähemalt tuvastama, identifitseerima, et kas see inimene lihtsalt ainult puhtalt avalduse põhjal ütleb, et ahah, et ütleb, et ta teeb seda teist ja kolmandat, või ta teeb näiteks kodukülastuse, teeb selle nii-öelda põhjalikuma intervjuu ja veendub ja vaatab ja kontrollib ka näiteks inimesed, ma ei tea, sotsiaalmeedia tausta või midagi sellist, ehk siis veendub, aga see on jällegi nagu pigem ma ei viiks seda vestlust täna sinna, sellepärast oluline on see, et me vaataksime, et me nüüd toetustega üle võlli ei keera. Sest näiteks üks skeem, mida tehakse, on see, et tudengid, kes on näiteks kursakaaslased, kuulutavad välja abielu. Sõlmivad abielu. Ehk siis leibkonna. Et saada toetust. Jah. Et siuksed asjad, see ei ole tegelikult okei. Kari, kas see ei ole nagu see, et see on oskab elada, et inimene on ettevõtlik, nagu näeb võimalust, see ei ole ettevõtlik. Soosime pereelu, abielluvad. Tegelikult annaks valija võib-olla äkki võimalus oma küsimuseks, et... Aitäh. Teine mõte, mis välja noppisin ja tahan üle küsida, kas ma sain õigesti aru, kui meil oli juttu nendest kultuurisündmustest ja oli ettepanek, et võib-olla jätaks ära selle vaesuse jagamise, keskenduks mõnele suurele ja nagu ägedale asjale ja annaks sinna rohkem raha ja siin oli näiteks toodud see öövalgus, aga kuidas need teised väiksemad asjad siis üldse peaksid nagu idanema hakkama, kui nad ei saa seda osakest vaesusest või toetusest. Ja kuidas ära tunda, mis siis nendest kõikidest ideepoegadest on see nii-öelda päris, mis nüüd kohe tiivad alla võtab ja kohe... Et kes seda ütleb, kes valib? Ma vaataksin kõigepealt üle sellisel puhul need ammu juba seal põllul pikalt idanenud asjad, mis pole kuskile viinud. Näiteks, Andres, mis ei ole kuhugi viinud? No lihtsalt, et inimesed saaks aru, millest sa räägid. Kuna ma ei oska sulle näidet tuua, ma ütlen, kuidas mina seda lahendaksin, ma võtaksin selle nii-öelda selle valimi ette ja vaataks nende majandustegevust viimased 5-10 aastat, et mis on siis selle toetuste taga olnud töö ja mis on see tulemus. Aga need lihtsalt ma korra täpsustan, aga need kultuuri kollektiivid, kes toetus küsivad, ongi mingi rahvatantsuansambel, Raeküla kodukondi selts teeb kodukohvikute päeva, et ei saagi, nad ei võtagi kunagi, nad ei peagi muutuma ettevõtteks või mis see majandustegevuse mõttes, mida sa seal hindad, on ju? Või kuidas seda tunnete siis? Selles suhtes mina hindaksingi seda nende tehtud töö ja nii-öelda tulemuse järgi, et mis on see nii-öelda mõju, mida nad on avaldanud siis oma tegevusega. No tahtsingi seda üldse öelda juurde, et seda on tegelikult seda mõju võimalik hästi lihtsalt hinnata tarbijaskonna järgi. Et kui sellel rahvatantsuansamblil on vaatajaid 10, 100 või 1000, siis sellest me saame hinnata, et kas see teema konkreetselt läheb korda. Rahvatantsuga on üldse eraldi teemast, see on Eesti rahvuskultuuri osa. Aga kui me räägime kodukohvikute päevast, siis seal on väga selge, et palju on kodukohvikuid, palju on osalejaid, palju on ostjaid, kas see kuidagi moodi kõnetab rahvast või mitte, objektiivsed mõõdikud on olemas, osalejate arv. Ma tahtsin Raeküla näitel tuua, ütleme seal toimuvad ka, ütleme selline augusti unetuse laadne toode, kus ma ei ole nüüd, ütleme selles mõttes vaatanud, aga mulle tundub, et iga aasta tuleb natukene neid kodukohvikuid kaasa. Et aga see ütleme ikkagi see oma koduaias, et see võtab nagu aega, et ütleme võimalikult rohkem seda kogukonda võtta, et kui sa nüüd võtaksid aluse selle, et vaatame neid, et kes mida teeb, et mis aja jooksul sa teed, et võib-olla just see aasta toimus see asi nüüd ära, järgmine aasta on nagu plahvatuslik, aga me ei anna neile nagu raha. Et kas sa annaksid ka, ütleme, sellise ajapiirangu, et ütleme, see tõestuseks, et nad on nagu elujõulised? Ma arvan, et 5 aastat, 3-5 aastat.
Andres vist seda ütles ka välja, et tegelikult ikkagi on programmil, kui tullakse seda esitlema linnavalitsusele ja küsitakse raha, siis me võime siin vaadata seda, et mis on see ajaraam, kui palju on sisseelamiseks vaja aega, mitu aastat ja palju see raha nõuab ja kuhu on tegelikult ka eesmärk välja jõuda. Et mis hetkel see programm nii-öelda väheneb see hulk raha, mida linn peaks nõuda. Sest et on ka näiteid, eks ole, mis on jäänud silma, mis ei ole mitte minu arust kuhugi viinud, kui linnavalitsus ise korraldas hanke siis, et võiksime korraldada Jõefestivali. Miks linnavolinik korraldas festivali ära ja kõik toimis? Tore. Ja miks jäädi võlgu kõigile? Ei, seda ei tea, aga minu arust oli nii, et väga tore oli. Volinik leidis võimaluse ise korraldada ja oli ettevõtlik. Just oli ettevõtlik see, mida teie soosite, härrad. Aga me jääme detailidesse. Lähme korra, kuulge, rääkige korra sellest, et mis Pärnus hästi on. Mis on need 2 asja, mida tooks välja, et öeldakse, et nagu kuule, Romek, sa oled ikka jube hästi selle nii kaua istudes ära teinud? Raatsite kiita või? Muidugi raatsime, loomulikult. Super ilus Munamägi on. Meil on olemas sild. Selle tõi Toomas Kivimägi. Ja seal on terve hulk inimesi tõid selle. Raha tõi tema. Ma kuulasin terve hulga neid kõnesid seal, kes kõik tõid mida ja kuidas. Kivimägi on kirjalikult vähemalt ikkagi viidanud, et tema tõi raha. Aga me vaatamegi natukene pikemalt tagasi, et võime ju kiita ka ju sealt eelnenud valitsusi ja nii edasi. Kusjuures Martin Helme ütles, et tema pani rattad veerema. Eks ole? No võt. Eks ole? Ja mulle meeldib ka Supeluse tänav. Mulle meeldib, et investeeringud nii-öelda Pärnu linnaruumi on tegelikult elavdanud, sest et ma mäletan, et kui ma kuskil Tallinnas jalutasin mööda ja siis mingi seltskond läks minust mööda, ütles, et kuule, see on avasid Supeluse jumal äge koht, Tallinnas täiesti lampi kohas, kusagil oli lihtsalt diskussioon selle kohta, et räägiti Pärnu Supeluse tänavast, siis tähendab seda, et ikkagi nagu suveks seda magnetit on olnud. Aga minu arust, ja need ongi need, mida võiks kiita. Ja mis on veel hästi, on see, et see sild meil lahti ei käi, see vanalinna sild. Enne teid istusid siin ühed teised parempoolsed, Isamaa parempoolsed ja siis nemad ütlesid küll, et selle peaks ikka lahti tegema, arvestades seda, et kui palju nagu mere peal ja jõe peal ikkagi nagu sõidab nagu pärnakas, et siis ikka suurema alusega saaks ka läbi. Just, aga kui palju pärnakaid sõidab suure alusega sealt jõelt läbi? Aga kui palju maksab see silla lahti tegemine? Keegi teab üldse? 11 miljonit pidi olema. Näed, Isamaa ütles, et nad ei tea, aga nemad teeks lahti. Väga äge on. Aga ma ütlen veel kord, et pärnakas sealt silla alt suure alusega läbi ei sõida. Meil ei ole Pärnus neid inimesi, kellel on nii palju raha, et osta seda alust, et sealt läbi sõita. See uus sild on seal ees, et sa saad paarsada meetrit kokkuvõttes sõita, tege see nagu väga pikk purjetamine. Seda küll, ja me näeme seda, et tegelikult võiks olla seal, nagu see väljavaade võiks olla selline, et seal kusagil selles piirkonnas, kuhu meie oma kultuurikvartalit planeerime. Teil tuleb kultuurikvartal siis, jah? Jaa, selline kultuurikvartal, mis ennast ilusti ülal peab ja kus kohas inimesed maksavad selle kultuuri eest. Loob erasektor või siis linn või? Lõpetan selle lause ära, et selle sama nii-öelda huvisfääris, et sinna saaks selle suure alusega ette sõita ja punasel vaibal siis tulla nii-öelda ja nautida siis seda Pärnu kesklinna elu, et siis mida? Kruiisilaevad ikka Pärnusse, mis ikka? Kruiisilaevad võiksid küll Pärnusse tulla, aga nemad ei pea sealt vahelt läbi sõitma. Aga räägime sellest kultuurikvartalist, et see on küll huvitav, et kes see selle valmis teeb ja mis raha eest? Kultuurikvartalisse peavad panustama need ettevõtjad, kes tahavad sinna endale luua väljapanekut, on ta siis, ja kultuurikvartalina ei pea ma siis silmas ainult siis helikultuuri või kunstikultuuri, vaid see on ka näiteks toidukultuur, et praegu juba seal Wunderbaari juures ja seal siis Kastruli juures ja kus leivakas on, seal on tegelikult see idu ja alge ju olemas. Ma tean, et pool sellest maast kuulub täna tegelikult Vilja Vetikule ja siis peaks nagu Keskerakonnaga koostööd tegema selles osas, aga oluline on see, et see piirkond nüüd ei arendataks välja ja ehitatakse välja ainult nii-öelda kinnisvaraks, vaid et me saaksime sinna tegelikult selle aastaringse nii-öelda kultuurikeskuse, et kui siin rannas elu otsa saab peale seda, kui ilmad halvemaks lähevad, et seal oleks see nii-öelda elukeskpunkt, kus kohas oleks siis võimalik ettevõtetele arendada ja teha ja kui me räägime siin sellest rikkamast pärnakast, kelle elatustase peaks kasvama, et tegelikult see on see koht, kus kohas õhtul välja minna, ilusti selge panna, riided minna kas juba olemasolevatesse siis teatrisse või siis kontserdimajja, aga sealt ka omakorda edasi jalutada, minna õhtust sööma, nautima siis nii-öelda sellist õhtust olekut. Pärnu kultuurielu üks nagu põletav küsimus on kogu aeg olnud Pärnu kunstihoone. Kas teie programmis tuleb või ei tule? Andresel see mõte meeldib, et minu mõte meeldib jah, et mina olen alati sellel seda... Tahaks konkurenti endale? Ma ei vaata seda niimoodi. Ma vaatan, eeskätt ma olen kultuurikorraldaja ja see, et ma ise tegelen siin ettevõtlusega rannas, ei ole minu jaoks nii-öelda
laias pildis olulisem, vaid olulisem on see, et kogu linnaruum areneks, kogu kultuurisektor areneks meil siin, kui seda sektoriks saab nimetada, et ma kindlasti enda eelistusi siin ettevõtjana ei tee, et toetan ka selle kultuurikvartali loomist ja kultuurikeskuse loomist ka kindlasti. Väga hea, rääksime sellest jalgade allavõtmisest ja aastatest, mis venivad ja kuidas nagu kõik, et kas võtab, on perspektiivituni. Pärnu Uue Kunstimuuseum on kindlasti üks selline nähtus, mille puhul ei ole jalgu alla võetud. Ei Pärnust ära minemas osas, mida Mark Soosaari tihti ähvardab, on ju, ta on liitunud Isamaaga. Ja ma loodan ka, et sellest siis nagu Isamaa tulemusest on ka nagu abi siis Uue Kunstimuuseumi saatuse osas. Kuidas teie näete sellist ettevõtmiste rolli? Et Mark on tihti peale viidanud, et see on just ikkagi nagu Pärnu asi, seda muuseumit hoida, seda pärandit hoida, nad on korraldanud aastakümneid filmifestivali, kus käib väga rahvusvaheline seltskond, mees ja naine näitus, mis on omaette bränd, on ju, et nii, aga ei ole majanduslikult nagu see, mida teie räägite, et ta peaks ka justkui siis rahamasin olema. Ma arvan, et see probleemkoht ei ole mitte Mark Soosaares ja tema muuseumis ja just, et ma arvan, et täna tegelikult Pärnu probleem kõikidel teistel ka siin templis, kus me täna oleme, probleem on ju selles, et me lähme ikka tagasi selle samale põhiküsimusele, et kui suveturist siit ära läheb, on ju, siis aastaringne pärnakas, tal ei ole seda nii-öelda rahalist võimekust. Aga mis turist ära läheb? No sest ilmad lähevad halvaks. Turistil hakkab ju elu kodus mujal, ta läheb tagasi Tallinnasse või kaugemale, kus kohas ta peab ka tööle minema, ta ei saa ju aastaringselt lulli lüüa. Ja me peaksime tegema 3 kuu kohtasid, mitte aastaringselt püsikulutajaid. Oota, ma viin selle vestluse sinna poole peale tagasi, et meil on tegelikult vaja saada Pärnakas ka elama, mitte ainult elada linnakülaliste arvelt. Ehk siis, ja selleks, et Pärnakas saaks ise ka elada ja tunneks ennast nii-öelda mõnusalt, mitte ainult ei vaataks mööda, kuidas Ferrarid ja Porsched sõidavad siia ja siis pärast ära sõidavad, siis tegelikult see võimekus peaks siin kohapeal nagu tekkima nende ettevõtete näol ja nende tegelikult nii-öelda arenguvõimeliste töökohtade näol. See on see, millega me peame tegelema, siis me jõuame päris mitu kultuuriprobleemi pärast ära lahendada. Puhtalt selle sama rahaga, mida me siia linna toome läbi nende töökohtade. Me jõuame sinnamaani, et tegelikult me peame mõtlema selle peale, kuidas oma linna rahvaarvu suurendada. Et oleks rohkem inimesi, kes külastavad teatrit, kes külastavad seda kultuurilinnakut. Ma ütleks, et me peaksime suurendama linnas nende inimeste hulka, kes saavad endale neid asju lubada. See võib olla ka, ja peabki olema olemasolevate pärnakate hulgast. Me ei saa ainult öelda seda, et toome siia 5000 rikast pärnakat sisse ja meil on juba hästi. Jah, loomulikult meil peaks linna inimeste arv suurenema, aga meil peaks suurenema ka pärnakat enda jõukusaste. Ma tooksin veel juurde siia, et kõrghariduse aspekti, et kuidas on ehitatud üles telliskivi ja mis on olnud tegelikult ka aparaaditehase taga, on tegelikult tudengkond on selles ikkagi väga suur määraja olnud. Et mina leian, et Pärnus peaks rohkem kõrgharidus keskenduma ka humanitaarteadustele, kunstile ja kultuurile, et lisaks siis sellele ettevõtlusele, mida pakub praegu Pärnu Kolledž. Sellepärast, et kui vaataja ei tea või valija ei tea, siis sisuliselt ju kuidas telliskivi loodi, oli see, et selle oli kinnisvara, mille kõigepealt siis hõivasid igasugused loomegrupid, kollektiivid ja hakkasid seal toimetama vabalt loominguga. Ja tark arendaja ampsas selle läbi, et pehmetel väärtustel on võimalik kinnisvara arendada. Et see on tegelikult see nii-öelda pehmetel väärtustel kinnisvara arendamine ka Pärnus ja selleks üheks aluseks on humanitaarvaldkonnad ülikoolis. No hästi, ütleme, eestlastel on suur kirg kopeerida teiste mudelid, me oleme seda Nokiat otsinud ja kõik asju, ja mulle tunneb, Pärnul on ka suur kirg kopeerida kõikide telliskivide, aparaaditehaste ja kõikide ööelupiiranguid ka. Ja ühesõnaga, et seda me oskame. Aga kuulge mehed, mis on nagu see, mida Pärnu ise võiks nagu teha, midagi sellist, mida teised vaatavad ümberringi, et wow, okei, see on see küll täitsa pöörane, sest peale GameCami, sorry tüübid, mul ei tule ükski asi meelde viimasest 10 aastast. Mis oli nagu selles mõttes lõppes küll halvasti, millest on tohutult kahju, aga reaalsuses tegelikult see oli nagu see oli game changer selles mõttes, et Pärnu pubides olid mingid võõramaalased, kes kõik töötasid siin ja olid mingid täiesti näpud püsti ja nagu õnnelikud, et nad Eestis on. Aga siin ongi ju vastus sellele küsimusele, mida me juba tegelikult vastasime.
ei no keegi on tõesti ära. kaitsetööstuse areng loob siia täpselt samamoodi need rahvusvahelised inimesed, kes tulevad siia kas siis lühemaks või pikemaks ajaks tööle ja rajavad siia tegelikult selle tööstusharu nii-öelda alge, millest saab nagu edasi minna. Ja ma arvan, et GameCami loost me võime ka kinni krabada kui näitest, et tegelikult on kõik võimalik, et meil siia, ma olen nagu just hästi ütlesid, et meil ei olnud tegelikult seda nii-öelda edulugu näidata, et mingi ettevõte tuleb siin, paneb midagi aluseks ja läheb nagu maailma, siis vaatamata sellele, et ta ebaõnnestus, annab ta tegelikult ikkagi nagu väga tugeva julgustuse, et kuulge, võtame kokku, lähme räägime investoritele loo ära, paneme hea idee kokku, paneme hea tiimi kokku ja see võib toimuda siit samast Pärnust, see ei pea toimuma kuskilt mujalt Tallinnast või mujalt. Nende näiteks ongi see, et oleks pidanud raamatupidaja palkama. Ja minu selles valdkonnas, see on küll nüüd rohkem minu subjektiivne arvamus, aga Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn tõi üle 1,1 miljoni külastaja Lõuna-Eestisse. See on võimalik ka Pärnus. Meil on küsimusi veel. Ma vahepeal annaks sõna rohkeid märkmeid tegevale valijale. Ja saanud informatsiooni. Infot sain tõesti palju. Ma loodan, et ma olen piisavalt tähelepanelikult kuulanud, aga et korra käis see mõte läbi, et Pärnu linna peaks tegelikult elanikega juurde tooma, et tegelikult selle vananeva rahvahulgaga, kes meil on, et sellega võib-olla neid suuri plaane ja tegusid kõik ei tee ära. Kas valglinnastumine on parempoolsete poolest ka nagu teema või see tark linna planeerimine? Et tegelikult see kogu see linn on kuidagi omasoodu lastud kasvama ja tegelikult see valglinnastumine ei mõju ühelegi linna südamele ju tegelikult hästi. Et kas see on teema teie jaoks või võtate selle käsile, kusjuures mis minu meelest isegi natukene haakub selle äärekivide teemadega, mis see oli hästi osav koondnimetus kogu sellele teemale, mis sellest välja kasvas, et ma tunnistan, et linnas ringi käies on see äärekivid ka minu jaoks probleem, aga see kuidagi võib-olla haakub ka selle targa linna planeerimisega, need äärekivid pluss võib-olla see temaatika ka, et meil on jalgrattateed, aga meil ei ole võrgustikut, lepime selles kokku, et kui me oleme hästi uhked selle üle, et Pärnus, et meil on jalgrattateede võrgustik, siis see ei ole seda, et needsamad, see on ikkagi midagi muud. Et kui palju te mõtlete selle peale, et see Pärnu linn oleks ka planeeringu mõttes tänapäevane ja kaasaegne? Me mõtleme selle peale küll ja ma olen olnud siin ka üsna avalikult korraks kriitiline selle nagu silla osas, mitte sellepärast, et ta nüüd on või tegemata jäi, vaid seda, et me ei näe selles sillas nii nagu laialt seda linnaruumi parandavat efekti, kui me võiksime nii-öelda näha. Ja mulle nagu tegelikult väga meeldib, kui siin kiita siin varasemaid algatusi ka, et ikka nagu tublisti öelda, et tegelikult on head tööd tehtud, et see Vendre tööstuspiirkond, millel on tehtud detailplaneering ja ma olen vaadanud ka neid kavandeid ja tegelikult väga äge linnak nii-öelda just üle jõe poole peale on, mis nüüd tänu sellele nii-öelda sillale ja selle sillaga tekkivale uuele linnaruumi nii-öelda laiendusele annaks tekitada selle variandi, et me tegelikult ei viida nagu väga laiaks seda kesklinna osa, aga me natuke laiendame seda ka sinna nagu üle ja Rääma poole peale piirkond, mis tegelikult on Pärnu mõistes eluaeg olnud suhteliselt selline magala ja Rääma on ju, et ta tegelikult täna enam ammu seda ei ole. Aga nüüd me toomegi, võiksime selle projekti võiksime ellu viia, sinna võiks tekkida see nii-öelda meie see tehnopark, meie nii-öelda Ülemiste, kui tuua Tallinnaga nii-öelda näidet, mis sealt võiks tekkida. Ja see võiks olla see nii-öelda tuumik ja kui seal vastas teisel pool jõge meie plaanide järgi selle kultuurikvartal nagu teistpidi nagu täiendab seda, siis meil on olemas linnaruumis, ta ei lähe väga, ei valgu väga laiali, ta ikkagi jääb nagu nii-öelda sellesse tsentraalsesse tuumikusse ja kui suvel on meil rand, kus me siin praegu oleme, on selline nii-öelda keskkoht, siis Suppeluse tänav ühendab selle nii-öelda vanalinna piirkonnaga, siis aastaringselt oleks see kesklinna osa just nii-öelda Port Arturitest kahel pool jõge moodustaks sellise ägeda terviku, kus võiks olla nii-öelda uus nii-öelda Pärnu nii-öelda linnaruum siis areneda. Ja sealt siis kogu see tehnoloogiline maastik ka juurde. Mul tekkis eksprompt praegu selle, kui sa rääkisid Vendrest ja sellest, et ma ei räägi siis Savi tänava äärest Vendrest, on ju? Jah, et samas on jälle see, et kui sina oled nagu linnapea, et kas, ütleme selles mõttes, et meil ei ole ju tegelikult Mai elamu rajoonil ka täielik magala. Meil ei ole seal ühtegi keskust, ütleme, et
kus mai elanikud saaksid nagu koos käia, välja arvatud see Mere tänaval see sotsiaalmaja, kus rahvatantsijad käivad, et ütleme, kas linnapea peaks, sekkuma arendajate, mingitesse arengutesse, et ehitage see maja küll, aga siin all peab olema ka, ma ei tea, mingi kogukonna mingi teema. Mis mind isiklikult häirib on see, et kui linna arenguks peetakse kortermajade arendamist, mille hind on pärnakale üle jõu käib, mille ostab rikas investor siis kusagilt mujalt Pärnusse, et teda 3 kuud Airbnb kaudu välja rentida, et see tulu viia kusagile mujale ja hoida Pärnu selle tulemusel aastaringselt. See on ettevõtlik inimene, aga meie eesmärk on ettevõtlikkust Pärnus hoida aastaringselt ja see seda kindlasti ei toe. Pärnakas peaks hoopis selle korteri saama osta endale ja välja rentima 3 kuuks. Jah, ja see võiks olla ka variant ja see võiks olla eesmärk, et Pärnakas tegelikult saaks selle hinnaga endale läbi pangalaenu või siis otse lubada seda. Mitte niimoodi, et me vaatame Pärnut kui sellist nii-öelda lüpsilehma siia mitte midagi jättes põhimõtteliselt. Kuulge, korra nagu... Ma tahaks öelda, et Urmas, mulle see mõte väga meeldib, et arendaja ja linnavõim teeb kogukonnaga koostööd. Et see on minu meelest väga tervitatav, et Jaan Tätte on kunagi öelnud, et mis on kultuur, siis ta ütles, et kui kultuur ära võtta, siis jäävad ainult tühjad majad ja parklad. Et see on see betoon, aga tegelikult kultuur on kõik need inimesed selle sees ja ümber. Küsin korra seda ka, et me ei ole puudutanud noorte teemat, me siin ikka küsime ka sellest, et kuidas teie vaatate noorte teemale, et mida pakute noortele? Mina pakuksin noortele eeskätt, ma tean, see on väga lakooniline, mida ma praegu ütlen, nagu usaldust. Et hea näide on Pärnus Huub. Sisuliselt on see siis ettevõtlikele noortele pakkumine. Mida sina, kuidas usaldus siis? Usaldus siis olla ettevõtlik, usaldada noori nende ettevõtmistes. Selles mõttes, et usaldus siis nende suunas, et usaldad neid. Ja ongi, kui ma näen siin vähemalt, mis siin templis on, et noored tahavad ise endale sündmusi korraldada, siis ma nii-öelda annan neile niisugust mentornõud siin, et kuidas seda teha. Et mina väga usaldaks noori ja annaks neile võimalusi nii ettevõtluses kui elus üldse proovida asju, et sealt nad saavad oma õppetunnid. Kari, tahab täiendada kuidagi? Tahan küll, jah. Et see samas Huubis oli eelarvamusfestival ja seal üks noor ütles, et vaatamata enim levinud arvamusele, et kõik noored tahavad esimesel võimalusel Pärnust ära minna ja keegi siia konnatiiki jääda ei taha, siis on siiski terve hulk noori, kes nii ei arva. Aga nad lihtsalt on sundolukorras, et kui nad tahavad elus midagi suuremat arendada, nad peavad siit vähemalt mõneks ajaks ära minema ja väga paljud neist tegelikult ei jõua kunagi tagasi, loovad oma elu kuskile mujale. Ma tahaksin linnapeana luua sellise olukorra läbi nende investeeringute ja ma tulen jälle tagasi selle plaadi juurde, et meil on vaja luua neid kõrgepalgalisi töökohti, kuhu need noored läbi selle haridusraja jõuaksid ja neil oleks vähemalt valikuvõimalus, et kas nad tahavad siia Pärnusse jääda ja siin oma tulevikku arendada või nad teevad vahepeal selle kiigi, et lähevad kuskile, käivad laias maailmas ära ja äkki siis tulevad kohe tagasi, mitte alles siis, kui nad 50. Aga need sinu kõrgepalgalised töökohad ei ole selle ning kõrge riskikoefitsiendiga, et kohe, kui nüüd venelane üle piiri tuleb, eks ole, siis esimesena pommitab nagu selle Pärnu siin maatasa. Kas me nagu selle võimalusega peaksime arengu seisma panema? Ma ei tea, mina küsin, ma arvan, et inimene tahaks ka seda teada. See on ju teie oponentide, kes ei ole selle narratiivi poolda, et nende nagu peamine retoorika on ja me muudame ennast sihtmärgiks, me hävitame siinset loodust, me nagu mis siin hiied ja mis me täna teada saime, et seal on mingid kohilased, lõhekala, nahkhiired, allikad. Ühesõnaga, et see on väga, väga jõhker teema kuuda. Ma ütleks seda, et kui me täna ei loo endale sellist nii-öelda kaitsevõimekust, siis meil ei olegi mitte mingisugust šanssi selles olukorras, kui me idanaaber otsustab ennast liigutama hakata meie suunal. Ja teistpidi on see, et kui me nagu selleks, et me oleksime nii-öelda tugev kaitse või tööstuse mõttes, me peame olema tugev majanduslikult ennekõike. Ja see on see, mida me saame täna teha ja ütleme, et sõda ei tule, mida me tegelikult täitsa nagu siiralt usume, et selle sõda siiski ei tule, siis me tegelikult kõik investeeringud, mis on selleks hetkeks tehtud, kaasa arvatud sinna kaitsetööstusesse, on kõik teenindanud tsiviilhuvisid iga päev, iga hetk ja loovad meile nii-öelda täiendavat tulu. Nii et oluline väärtus. Ma tahtsin tõmbas praegu niimoodi kinni. Tegelikult ütleme niimoodi, et kui
ma isegi näen sind linnapeana, aga ütleme selles mõttes, et kui noored, kuidas sa saaksid noored valima? Et ütleme selles mõttes, et see jutt nendele hullusti meeldib, näe, Kari lubab mulle kõrget töökohta, aga kuidas sa, ütleme, Peetri saad valima, aga kuidas Marko, Kusti ja Toomas veel valima saada? Et milline sõnum oleks või mida me peaksime noortele õpetama, rääkima? No alustame sellest, et täitsa uskumatu, aga ma ise olin ka kunagi noor. Ja ma olin noor Pärnus ja ma üritasin nii nagu vaeva näha sellega, et luua Pärnus seda IT-ettevõtlust ja ma nagu 1 aasta pingutasin, 2 aasta pingutasin, 3. aastal läksime pankrotti, me lihtsalt ei suutnud, meil ei olnud oskusi, me ei saanud asja hakkama saada. Aga me saime seda kogemust ja ma tõesti nagu nägin vaeva ja kui mul oleks tol hetkel olnud nii-öelda linnavalitsusest keegi linnapea oleks tulnud ütlema, et kuule, et Kari, sa teed nagu jube ägedat asja, et kuule, et kas sul on midagigi vaja selleks, et sa oma äriga siin jääksid nagu toimima ja ma ei pea siin silmas kuidagi mingid eelistingimusi või midagi sellist, vaid lihtsalt, et ma ei tea, koolitusi või teeme mingisuguse huubilaadse asja või midagi sellist, siis kes teab, võib-olla ma ei oleks pidanud vahepeal minema 20 aastaks ära, vaid ma oleksin võib-olla olnud siin ja arendanud seda asja, mida ma tol hetkel alguse panin. 54 minutit on kulunud siin vahvale vestlusele. Valija on kuulnud nüüd lubadusi, seisukohti, mõtteid. Kui veenev ja kui siis... Ühesõnaga, kas sinu valimissedelil on nagu mõtteline number juba kirjutatud? Veenas see sind? No... Ma ei taha paljastada oma isiklikke eelistusi, keda ma lõpuks nagu valima hakkan, aga ma kuulsin päris adekvaatset sõnavõtta. On võib-olla ka mõned küsitavused, aga ma arvan, et see on normaalne, et igas asjas osalemine või asjade kuulamine peabki panema mõtlema ja mitte kätte andma vastuseid, vaid see peab andma selle tööriista, et ma mõtleks siit veel edasi. Et see ettevõtlikkus ja kõike seda tegelikult on siin sumbunud Pärnus ilmselt nagu väga vaja ja selles mõttes ma jään nagu huviga ootama neid võimalusi ja neid hoobasid, mis valituks osutamisel teie käes on, et kuidas te nagu tööle panete, et see kuskil jälle ära ei kao, nii nagu oleme neid uuenduslikke mõtteid kõike nagu kuulnud ja siis läheb kõik vanaviisi edasi, sest iga plaaniga Eesti 200 näiteks. Just nimelt, et ja siis on ikka inimestel selline tundmus, et käisin küll valimas ja panustasin, aga siis kogu aur läheb poliitkemplustele, milleks poliitiku karjäär nagu kahjuks kujunenud on, et ta ei ole see, kes nagu teeb asju, vaid see, kes nagu vaidleb ja vastandub kõigele. Ja ikkagi, kui ma nüüd ühe märkuse panen, mis puudutas meil siit nüüd seda ettevõtluse ööelu piiranguid, siis et see ei tohi nagu vastuollu minna ju riikliku alkoholipoliitikaga. Seda ma ei pidanud silmas. Et ma pidasin et silmas... kõik piirangud on ju tegelikult millestki tulenevad, oma parimal moel nügitakse inimesi tegema paremaid valikuid ja kui ta ise seda ei tee, siis peab midagi nagu muud ette võtma, aga et võib-olla kui need ööelu piirangud kui neid ei ole, siis õigemini, et kas siis me muutume selliseks biomekaks. Et võib-olla minu puhul on, mis ma endale üles kirjutasin ühe küsimuse teile, et milline te tahate päriselt, et milline see Pärnu kuvand on? Et kui nüüd parempoolselt nagu võimule tuleb, et mis on see, ma ei tea, hüüdlause või tunnuslause, kas te muudaksite seda tunnuslauset, mis on, et mis see kuvand see elav ise või Pärnu Vabariigi või Eesti Vabariigi sünnilinn? Linn, pere ja jõe vahel. Ujuv või ise. Kas te olete mõelnud selle peale? See väljend, mida me oleme kasutanud sellises mitteametlikus valimisreklaamis Pärnu aastaringselt elama, on, ma arvan, et see, mis võib-olla kõige enamini võtab kokku selle, sest et siiamaale kõik teavad, et Pärnu suvel elab, aga kõik muu aeg kogu ülejäänud Eesti... Ta elab ka tegelikult, see on vale jutt.
me räägime see kuvandist. on lihtsalt teine elamine. Me räägime See on kuvandist. teistmoodi elamine. Ja kui me vaatame seda kuvandit, mida ülejäänud maailm nii-öelda Pärnust vaatab, siis ülejäänud maailmal ei tundu, et Pärnu elab. Kuigi Pärnakale endale tundub, et kõik on fine ja on okei. Et Pärnu aastaringselt elama igas mõttes. Nutikalt, targalt ja ka jõukamalt muidugi loomulikult. Kuulge, pisarakiskumisküsimuse aeg on saabunud. Mis siis saab, kui teid ei valita? Mida Pärnakas kaotab? Võib-olla alustaks sellest, et Pärnakas kaotab uue erakonnana, uue poliitilise jõuna. Me kindlasti oleme väga tugevalt motiveeritud tegema ja viima sisse muudatust, alustades linna juhtimisest. Nad kõik on. Kõik teie konkurendid on. Jah, aga nad on selle võimaluse juba saanud. Et meil on see võimalus nüüd esmakordselt ees. Meil ei ole vaja kellegil seda töökohta. Meid keegi ei nuta, kui meid järgmine kord ei valita. Me tuleme ja teeme seda, mida me õigeks peame. Kui meil seda võimalust ei anta, siis me ei saa isegi mitte proovida. Kas järgmine kord proovid siis uuesti linna peaks kandideerida? Kui rahvas tahab. Andres? Ma arvan, kui ei osutu valituks, siis tegelikult Pärnu kaotab väga ja Pärnu linnapea kandidaadi. Sest et olles ka nüüd kuulanud, vaadanud, näinud, kes on teised siin, siis ma arvan, et meie linna juhtimine kõige kõrgemal tasemel vajab täiesti uut inimest sinna ja parempoolsetel on ka ideed, kuidas seda juhtimist võimalikult efektiivselt ellu viia. Ja tulen ikkagi tagasi oma selle piirangute jutu juurde ka, et valijale selgitada, et täna me räägime öösel kella 2 piirangus suvel, mis on see pinnuks silmas minul. Et see on see, mida mina soovin muuta. Parafraseerides ansambel Blackit, ära piira mind. Me täname teid, et olete tulnud meile saatesse. Me tund möödus linnulennul juba teist korda ja mulle tundus, et jõudsime täiesti uutesse teemadesse, mis oli veel toredam. Ja palju edu teile valimistel! Aitäh! Suur tänud! Palju edu!